põrisejad on akna peal meil kõik, eks ju. Aga sa vaata, milline udu koos temaga tuli. Vau, paks udu tuli metsa peale. Kärbes. Neid on siin 2. ja nii kui ta tõuseb, nii tõuseb ka temperatuur. Ennem oli ta 0 ja kraadike allapoole 0, nüüd juba tõuseb. Varsti, kui ta on kõrgel, on siin 30 kraadi lausa. Väga ilus pilt on. Aeg on käes ja mis ma teen siin täna, võtsin selle, see on veisehakk-liha südamega. Panin selle juba siia pannile ja siis ma lisan seda luuüdi ja seda segu, mis mul siin on selles puljongi kees. 3 muna sain 4 rebu. Koll. No nii. Ega ta ei peagi rohkem olema. Mine nüüd siit küljest tagasi siia sisse, palun. Mine siia. Nii. Niimoodi. Mis teeb meie? Alla panin muidugi rasva. Nii, rasva panin alla. Nüüd ma võin võtta siit seda. Hopsti. Ka ühe mõnusa labida käia. Nii. Väga kaunis. Mis nüüd üle jääb teha? Kallata siia sisse see muna. Mis isegi ennast väga lahti ei kloppinud, nagu sa näed. Ja jätan nüüd vaikselt siia küpsema, vahepeal neid keerata. Ma panen neile ka natukene soola. See ongi kõik, soola juba raputasin siia sisse. Rasva ma panen, näed sa siit rasvakausist, eks ju. Siin on mul peekoni rasv. Siit võtan ühe korraliku lusika täie. Vaatan nüüd selle järgi, et see valge siin ära küpseb. Muud ei olegi enam üldse tähtis. Mis ma sain siia? Kus see on? Ma ei tea. Anname selle sinna. Ja nii. Kena. Keelame selle gaasi kinni. Mulle ikka meeldib praegu selle gaasiga nii palju rohkem teha. Ja selle sügava panniga on ka nii hea. Nii, nüüd on valmis. Pehme, mahlane. Ja nägid ise, mis ma siia panin. 3 asja. 3 suurt muna. Ühel oli siis 2 rebu, sain topelt, yes. Ja siis see hea hakkliha ja siin on siis see kõik see kondi ja luuüdi segu. Ja tisuarmas. Hommik. 6:06. Aeti mind täna jälle. Tulin õues, ookurat karjusid. Laulavad. Kutjad lähevad jalutama. Jahe on täna, aga päike tõuseb ilusti, selge on. Mul on nii uni. 3:30 üleval jälle. Sain 5 tundi vist kokku peaaegu. Aga edasi ei jääd magama. Ainult keerutasin ja hoidsin silmi kinni. Ei tea. Lennuk lendab. Kuus ronka tulid korraga rääkima. Seda pole ammu näinud. Mul siin ikka
kahekaupa nad lendavad, praegu on 6 tükki. Tiivade sahinal lendavad siin. Oi, kui võimas. Istume ja naudime. Tuul on, aga meil on siin nurgas enam-vähem. Ma sain sulle eilsed sõnumid üles pandud ja tulin ennast laadima õue. Nagu sa tead, juba öö väga magada ei lasknud. Vaatsin, päike on natuke rahutu, päikesel on küll väga vähe neid sunspotte, neid täppe. Aga ta on rahutu ja KP-indeks oli hommikul 3,5, kui ma vaatasin. Ja jälle maavärinaid ja uued põlengud ja kõike on. Rahu ja vaikus on. Linnulaul on. Aitäh. Ja hommik on nii kaugele jõudnud, et maameridiaan on ilusti alustanud oma tegevust ja kõht on tühi ja tahab süüa ja täna ta saab omale. Mis ta saab siin? Siin on kohalik koha. Nii, ma ei tea, kuidas see valgus meil siin nüüd on. Kohafilee ja siis on siin veel viimased need peolaua krevetikesed ja munapudru koos siis selle südame hakklihaga. Head isu, armas. Mind isutab juba väga. Jah, täna on kuidagi kokku tulnud meil nüüd maa ja meri. Tavaliselt ma neid ei sega. Tavaliselt ma sööksin nad eraldi. Aga praegu isu ütleb, et me sööme nad järjest koos ära. Vaatame, mis keha ütleb selle peale. Tema ju küsib neid. Loomingu väljendumine käib praegu. Teen omale uut silmaklapikesi uusi selle järgi, sellepärast, et see on kõige mugavam, aga ta higistab. Ma teen nüüd oma sellest mõnusast südameflanellist, sest seda kleiti ma väga ei kasutanud, ta ei tulnud mul väga mugav. Ma lõikasin ta katki, siit ma saan 2 ilusat padjapüüri. Teeme ühed ilusad südame padjapüürid ja tuleb hoopiski see. Nüüd seda siin õmblen ja eile meil tuli kevad tuli niimoodi, et hull kapikoristus hakkas pihta, pool kappi sai koristatud. Siis on siin veel hunnik asju ja veel kastides asjad ka ära sorteerida. Jälle läheb musta prügikotti see, mis enam meid ei teeni ja läheb edasi. See on suur töö ja ma ju teen seda ikka paar korda aasta jooksul vähemalt, eks ju, vahepeal oli see hästi tihedalt. Ja ikka tuleb jälle neid asju, mis on jäänud kappi seisma ja mida tegelikult ei ole kasutanud, nii et lähevad edasi. Nii on, nii tore. Ja täna on muidugi imeline ilm, aga tuul on kõva. Vaatame, kuidas varsti peaks saama päikese nurgas natukene olla. Tere, tiiger, tulid tuppa ja pai. Tegid pai mulle, joo. Teeme sulle ka pai. Kuur. Joo. Käpokesed. Joo, kallid käpokesed. Joo. Oled väike kallis poiss. Igane suur kass oled juba tegelikult. Kiusasid selmad. Uhes jälle mamma kassi selmad kiusasid, mis? Grau käis seal. Jah. Valmis ta sai. Küll on hea. Lai ja pehme. Võtsin eelmiselt väikeselt ära kummid ja panin sellele. Väga mõnna on. Kas sul on oma silmaklapid, millega on hea rahulik silmi puhata ja magada? Näed sa, kui unise näoga ma olen, silmad on nii väsinud. Jah, sest tegelikult on keskpäev läbi juba ja on aeg minna päikese kätte laadima, sest ma olen üleval 3:30 saadik. Nii ilus päikeseloojang, tuleb jälle selline vaikne, rahulik. Sookured ja
luiged lendavad must üle samal ajal. Laulavad. Need läksid vaikselt praegu. Aga kanatipud olid täna nii tublid. Nemad läksid ise kõik, nii et kui mina tulin välja neid ajama, ei tulnud varem, sest muidu ajan neid jälle mitu korda siin taga. Nad olid juba kõik ise pesas. Ootasid saia. Vaata, milline kihulaste tants siin käib. Kadusid. Hajusid laiali. Tulekera. Õues on tõesti täna nüüd peale seda tuule vaibumist on selline mõnus kevadine soe. Noh, kerge tuuleki on, aga selle peale ta puhub kohe kõvemini. Ma just kiikusin ja nii mõnus oli. Pean nüüd oma ämbrikese homme ette võtma, sest et ta on nüüd poolenisti välja sulanud siit ja vaatama, mis seal. Ma ei hakka praegu sellega tegelema. Täna ei ole üldse kuidagi jõudu. Tiiger ja palli teevad ust lahti, tulevad ise välja. Palli. Kaup 24 vastas mulle täna, et tagastus on müüja poolt kinnitatud. Tähendab, et jõuab maksetagastus minuni järgmise 2–4 tööpäeva jooksul, ehk siis kõik see jama võtabki aega 2 nädalat. See on uskumatu. Ma tean, et ma aastaid tagasi, kui ma Vändras olin, ma midagi tahtsin osta Kaup 24 ja siis mul oli ka sellega üks iganene kamm täis. Ja nüüd on siis see teine katse. Noh. Nii on. Vaatan homme sinna tünni, mis liha seal on elus ja millega tuleb teha ja elus, surnud loomaliha ja elus. No ikkagi minu jaoks kõlblik selles mõttes elus. Oi, kus passid jooksevad puuatse nii kiiresti. Kribinal. No nii, keda sa taga ajad? Keda sa nii kapja plaginal, Miilo? Ma on enam-vähem. Nii et täitsa tore on. Meie ootame ikka mehaaniku kõnet, et millal Tartu sõit tuleb. See on sinu esimene kevad niimoodi avastada.
ma. Kus sa mõnid siin? Oi, kuidas poiss püherdub siin. Kui hea. Maandad niimoodi ennast siin mudu seisma. Mudu siis maandad ennast. Sa teed ka vahelad nii õrnaks, nii vaikselt. Mis sa ütlesid mulle? Vaatate ka päikest, kuidas läheb tuttu ju. Läheb, seal puude vahel läheb. Oi, hommikumäeline jälle see oranž LED-lamp on meil seal metsa vahelt välja tulemas. Kõik see pehme kuma on kadunud ja LED-lamp on riputatud. On aeg mul näidata sulle seda. Näed sa, nüüd on see nelgivesi mul siin, see nelgi tõmmis valmis, kõik nelk on põhja vajunud. Ja näed, ta on täpselt siuke konjaki värvi. Nüüd võtan siit lonksukese ja paar nelki ja alustan oma päeva. Minu plaan ei töötanud. Mõtlesin, et ma saan siit kitsast pudelist kätte klaaskõrrega nelgid. Ei, ma saan ainult vedelikku kätte. Nelk ei jää mulle siia kõrre otsa kuidagi. Ma pean leiutama järgmise viisi. Kui ma olen selle välja leiutanud, siis ma ütlen sulle. Aga klaaskõrsi, kui sa tahad, siis need on mul ka, soovitame Amazonist seal listis olemas. Pakis korraga tuleb 6 klaaskõrt ja neid on erineva pikkusega. Mina võtsin need kõige pikemad, mis mahuvad mulle ka selle suure termostassi sisse. Selle pudeli jaoks on ta, näed see, selline pikk kõrs. Infoks sulle. Kell läheneb keskpäevale. Me juba tulime, panime omal pesa valmis siin ja meil on tüdrukud ka kõik siin. Teevad oma tööd. Üks on veel jäi keldrisse pesa peale. Teised täna tulid kohe ilusti siia sooja. Mul on hea veel teie üle. Küll on ja siblida ja näed, tigu leida. Oh, kui ilusad harjad teil on. Aga pepud ikka on palju. Nii lahe on see, kuidas nad hoiavad oma sabasid nagu lehvikuid vahepeal, vaata. Uhkelt. Saabad püsti. Jaa, oi siirutus. Joo. Siin uued suled kasvavad pepu peal. Kas me hakkame minema tuttu või? Mis? Meil on lennukursused kõigepealt või? kõik ikkagi peavad ju tantsima, nüüd teie peate ka mul hakkama tantsima, näed sa. Ilus, nii kaunis. Jaa. Kutsid said ka omale mämmisel. Nüüd mul käib see lihaämbri töötlemine ja kõik saavad liha süüa. Panin, ei hakanud seekord tegema ei mingeid kotlette, panin, vaatame, mis sealt tuleb. Vormidega panin ahju nagu pika poisi moodi, aga klaasvormid täis, küpsetan läbi kõik lihtsalt praegu. Segasin 3 pakki hakkliha kokku ja panin 3 muna ka sidumiseks lihtsalt. Natuke soola ja kõik. Joo, nii tubli tüpped. Ilusad. Joo, teeme trenni. Jeei. Täna te ei olegi veel läinud omale tuppa. Eile te olite juba vist sel ajal toas, mulle tundub. Põrkekalad olete mul või? Oi.
oi. Kas teil on vähe õues süüa? Meil on vist vähe vä? Te olete iga päev nagu see sai on nagu nii hea. See on nagu nii hea. On jah. Ai, minu näpud on ka siin ja minu näpud on ka ja Mustu sulle ka. Said, kugistasid alla ja said, kugista veel. No. Op. Tahate te ka seda liha vä? Näe, tulge vaadake, kas te seda ka tahate vä? Näe, kana. Kana, tule, tahad seda ka vä? Näe, tahad seda ka vä? Vaata, võta see ka. Söö jah. Seni kuni päike veel läheb looja. Söö. Nägid jah? Kuidas kana ajas praegu suli ära. Vesiseb otsed. No näe, tubli. Üks sööb ilusti siin. Tulge sööge ära jah. See juba läks natuke käest ära, sellepärast koerad võib-olla ka ei tahtnud. Ma nende peale loodan praegu, et nemad tahavad. Päike on nii ilus seal ja kõik on kuldne, kaunis. Lasti suli ka kausi äärde. Mina peseb seal midagi. No, saate koos küll süüa. Kana, mine võta ka. Näete, et suli ikka natuke pelga. Kassi poiss. Kus teised on? Minu, mis sa pesed seal? Käpakest nii hoolega pesed. Nägu pesed. Nüüd kass pesed ennast. Palli, tule söö ka liha, tule. Ta ju ei söö mul liha, väga. Tuleb ise kõik ja läheb ilusti tuppa ja just niimoodi kõik ilusti. Mustu ka tuli. Noh, Triibu, sa jäid veel siia kinni. Panid ennast lõksu vä? Näed, tulid õuest päev otsa ja kukuvad sööma. Kes putru, said lihasid, kes putru, kes oma terasid seal võinud seda sööta. No, sa ei leia nüüd teed vä? Mine nüüd. Mine. Jäid siia, tõttu. Tule nüüd, tule siit poolt, tule siit. Mine siit, voot nii. No tubli. Nüüd on kõik toas. Ise tulid, nii tublid. Ja. Tegin kõik teil puhtaks ja. Hea tööd teile. On naljakad küll. Vaata, kuidas maas tuletab ka ennast hästi pikaks teeb. Perla lemmik sai uue kapsa. No selge, ma siis panen selle lambikese kinni, meil laadida pole mõtet teda, sest et ta päev otsa on ja pime. Ja hea tööd. Homme näeme. No, päike läkski. Veel on. Näe, veel on. Oi, õues on nii palju soojem kui neil seal sees. Neil on ikka see stabiilne, seal on praegu ka siuke kolmekas sees. Sisse minnes on külm. Õues on praegu väga minna. Imeline päev. Sain kapi koristatud, kotitäie riideid kokku panda. Nüüd võtsin, paar tundi tagasi võtsin alles selle lihaämbri. Ja tegelikult tõin ta veel osade asjadega siia tagasi põhjas, et ma ei jõua kõike korraga nüüd ära küpsetada. Et siia jäi veel üks ilus paks tomahook on mul siin sees ja tükk haugi ja natuke säinast, ehk siis tuleb teha need kalad ka ära küpsetada. No nii on, ma ei tea, ei jõua nii palju süüa küll. Ei tohi ennem nüüd poodi minna, kui kõik saab söödud. On nii, jah?
küll on hea, et te mind aitate. Aga see tähendab, et ma ka teile ei lähe midagi tooma kuskilt. Ei päästa moest hakkliha praegu. On nii. Hopsti! Miilu juba on toas. Oh jah, mul siin veel haudub see põdrafilee läks haudepotti. Ja siin on siis need 2 hakklihasegu, mis küpsevad nüüd. Ma lasen neil kaua küpseda, et nad läbi küpsevad. No, hommik ju. Meil oli täielik tuduralli. 12 tundi tudurallit oli meil, joo. Hopsti, paaris rakend jooksis. Kui tore. Kui tore. Õues on suur päev alanud. Mis päev meil on alanud täna? Päev vist on käes. Oi, tere päike. Vaata, kui kõrgel sa juba oled. Ja ma läksin magama enne 8 ja tõusin praegu oli 7:03, 12 tundi. Kuuled, kui hüüavad. Olin küll üleval korra 5:05 ja 5:55. Aga täna on õnnestunud uuesti magama jääda ja väga korralikku und veel näinud ja küll oli hea. Ja nemad muidugi on kogu aeg mu ümber. Ja lähme nüüd. Näed, see maa on saanud vahepeal nii kuivaks, et saab enamus kohtades käia. Ja nunnud, lähme joome. Keha küsib, juua, anna meile vett. Miilu juba ootab meid. Tänane vihmane hommik on alanud niimoodi, et meie Miilukene lonkas ja võtsin masinaga, tegin käpakese puhtaks ja vaatasin, mis see on, miks ta hoiab käpakest üleval. Ja tal oli üks varvas paistes, ma nüüd ei teagi, miks see varvas tal paistes on, ma ei näinud seal küll mitte midagi, aga ma panin 2 varba vahele, lõikasin aloegeeli tüki ja tõmbasin praegu sidemega kinni, vaatame, mis ta päeva peale teeb. Las ta olla. Ei tea, oli jah, paksem ja paistes natukene, ei tea, kas on mingi mikro okkakene võib olla paiste ajanud või ei tea.
igal juhul. Ta on rohkem oma ette, ta oli teises toas, ei olnud siin meiega, siis ma läksin vaatama, siis ta käis ja hoidis käpakest üleval, nii et see teda ikkagi segab nii palju, et astuda ei tahtnud. Lasi mul ilusti puhtaks teha ja panime aloevarba vahele. On nii ju. Mis püsikene. No ikka kallis poiss. Armas, see oli meile see kinnitus ja näide, kuidas rakud teavad, mida nemad tegema peavad, kui neile anda seda, mida neil on vaja. Need tulbid olid täiesti longus, eks ju. Nad olid rippusid pehmed nagu keedumakaronid. Ja 30 minutit tegi nendega seda, et nad on uuesti püsti siin vaasis oma veel selles alles jäänud hiilguses, mis neil on jagada. Sest olgem ausad, need olid ikkagi juba minekule seatud lilled, mis on siin lauda kaunistanud jälle. Teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev, 6 päeva. 6 päeva on nad siin elus olnud. Ja ma ei pannud eile tähele, et nad jõid kogu vee ära. Ja praegu ma lisasin neile lihtsalt puhta vee. Ehk seda, võib-olla oli põhjas veel suhkrujääki, mis ma neile alguses panin. Võib-olla nad sõid selle ära, sest suhkrut ma praegu ei lisanud. Nad lihtsalt tõusid püsti. Kõik see sama toimub sinu sees. Tea ja usalda, kui sina annad oma rakupoistele head kütust, mida nemad küsivad ja tahavad. Nad on võimelised täpselt samamoodi tegema sinuga seda, mida tegi praegu see puhas vesi nende longustulpidega, kes on nüüd nii tugevalt püsti jälle. See on viimane, kes siin on veel natukene longus, teised on vägagi ilusad ja tugevad. Näed, ise on nii kaunis. Vot, selline kingitus meile Rahamaal keemiatunnist. Näitan sulle veel korra. Veel läks pool tundi mööda. Enam ei ole ühtegi longustulpi. Ehk siis tunni ajaga on nad kõik täies õies uuesti. Ilusad, tugevad. Vau. Ime. Usu ja usalda selle hommiku sõnum. Hei, armas. Milline imeline hommik, eks ju, vaata. Ja, mjau. Väike särab. Ja mul on käidud hambaarsti juures. Väga varane täna. Mind pandi esimeseks. Ja tead mis? Mul on hambad suus. Ehk siis see saaga selleks korraks on läbi. Ja saime nad korralikult paika. Ma saan rääkida, ma saan süüa. Ma arvan, ma pole veel proovinud. Aga done. Tehtud saime. Ja nüüd me läheme laseme tibud välja. Väike juba kõrgel, kell on 10:30. Need tupsunatsud olid täna kodus ja ootasid, sest naabrikesed, vanakesed käisid mind viimas ja toomas. Nemad käisid siis ka poes välja. Ja näed, see Miilokene on juba palju paremini. Ta juba ikkagi toetab käpakese peale. Ma veel ööseks panin talle. No vahepeal ikka hoiab õhus. Jaa, mis on? Lähme laseme tibud välja. Vaatame, mis need kaagad räägivad siin. Eile nad nii riidlesid muga nii kõva häälega. Aga eile sadas vihma. No, mis teete siin? Kõrgemale ja kõvema häälega või? No, kas täna saate uue või? Kas teil on munad munetud või? Ma ei saa ju teid lasta ennem. Teil on ainult 2 muna munetud. Aitud, kuulge. Mis? Liiga vara lasen praegu raudselt. No. Otsa minek, jah? No lähme siis koos. No lähme. Jah, katsikene oli vastas, jah. No tule. Linnud laulavad ja päike särab ja musikesed ootavad nokkimist. Jah, sa vaatad, mis mul käes on. Tühjad pihud. Aga ma sain võrgud kätte, nii et ma hakkan vaatama, kuidas me saame võrgutama hakata. Jaa. Niimoodi kohe minu järgi, jah? Mis sa arvad, et sa tuled kaasa omaga tuppa või? Ei tule, minge nüüd õue. Ei tule tuppa, Pruuni läheb õue. Läheb õue, jaa. Läheb teeb õues tööd. Jah.
Te nagu tahaksite mu käest midagi jälle. Minge otsige praegu ise, ma pärast toon teile midagi jälle. Jälle. Tuled jooksed mu juurde ja kohe niimoodi jooksete ja. No tule. Ai, kui lahedad te olete. Kus üks jäi? Kui üks triibu on? Kus üks triibu on? Jaa, me tuleme pesa ehitame siia. Jaa, tulge siia, jah. Tulge minu juurde, jah. Meie hirevjõu on paha, või mitte paha, vaid kohal. Teeb siin piu-piu meil. Nii et meie tibudel on valve peale pandud. Silm peale pandud. Tiirutab siin kohal meil. Ma ütlesin, ma näen sind. Vaata, milline päikeseloojang. Ta läheb sinna pilve kaisu. Tibud on juba tuttu läinud ise. Ma tulin meile kutsuda, aga nad on juba tuttu läinud vist. Jaa, juba tutute ja kõik nii vaikne ja niimoodi hunnikus olete siin või? Kudu te siin niimoodi hunnikus olete, kallikesed? Oih! Te nunnud mitmel korrusel ja niimoodi oletegi või? See on sinu õrrs või? Teil on nii hea õrrs ja te olete valinud selle tooli peal kõõlumise. Teid küll. No, tagasi tuttu ja näe, pruuni on juba nii ilusti kohe seal. Kui te olete huvitavad küll ikka, peab siis seal kõõluma, kui teil on siin nii hea õrrekene. No, teil on seal nüüd selle peenikese külma metallist selle peal. Kogunete kõik sinna pesakastidesse. Naljakad olete või? Mis? Jah, täitsa naljakad olete. No minge tuttu jah. Minge tuttu. Jah, tuttu jah. Jah, ma lähen välja. Mine rahulikult. No niimoodi on. Minge tuttu ja te juba tudusite. Sorry, ma ajasin teid. Niimoodi poetegi seal kokku ja. No mine. Ma panen lambikese kinni ja. Tegelikult ma panen ta öörežiimi peale äkki. Siis kui öösel liigutate, siis ehk ei. Ma unustasin lambi laadimata täna väikese. Ma arvan, et pole hullu ka. Te niikuinii magate, on ju? Niikuinii magate. Ja mine tuttu jah. Niimoodi poetegi kõik hunnikusse. Ma vaatan nüüd neid. Kõik poevad sinna hunnikusse. Muistu urised jälle. Pakite ennast seal niimoodi hunnikusse või? Ahah. Perra, sa oled mustul pepu all täpselt. Muistu istub sul peas. Ei teaks, nii on hea või? Ja näed sa, päike läkski sinna. Veel on näha, näed sa, siin on üks triibukene.
seal kuskil on, kus see neoontriibukene on. Alumine särv tõmbab vist seal täitsa roosaks, lillakaks, roosaks. Nii vaikne, mõnus, pehme, soe. Wow. Tibud nii tublid läksidki ise kõik ja vaata, kuidas päike näitab ennast seal puude vahel. Väreleb, sädeleb. Hõõgub. Tuleb sealt välja vist lausa. Vau. Tulebki sealt pilve tagant välja. Selline särav apelsin. Hommik armas. Meie üks pikk projekt ühe ruumi loomisest on valmis saanud. Meil oli käsil korraga 3 ruumi loomise projekti. See üks, mis oli kõige ennem alustatud. Kas see oli kõige ennem? Ei olnud. Hingeruumi loomine, see pereliikme keskkonna loomine, see oli ennem alustatud. Siis tuli selle keha katmise ruumi loomine. Ja 3. ruum on siis see pesa ratastel ehk raamaportaal teel, eks ju. See villane ruum. No ta on segu, eks ju, loomulikult. Ta ei ole täisvillane, ta on poolvillane. Sai valmis ametlikult just nüüd. Tal on sellised, näed sa, vabad varukad, tiivakesed, et ma saaksin tiiva liigutada, eks ju. Ta on 2 pidi kantav. Nagu sa näed, on siin selline, ma ei tea, kas sa näed või mis sa näed. Siia tegin, siin oli nüüd see kananaha kude, eks ju, mis tegelikult tegi ta ju laiemaks, ehk siis majasin siia seda rohelist lõnga sisse ja moodustasin siia sellise passe osa. Nii et teda saab kanda mõlemat pidi. Ühte pidi on siis eest roheline või tagant roheline, täpselt nii, kuidas tahan. Kaelaauk on ka ühte pidi natukene lühem, teist pidi natukene sügavam dekoltee. Kõik servad, ääred, õmblused on heegeldatud üle. Ja nii tema valmis saigi. Kas ma nägin täpselt sellisena teda, kui ma alustasin kudumist? Ei, ma ei näinud täpselt sellisena. Ma nägin, et ta on kimono, eks ju, et ma pean kasvatama hakkama siit vöökohast kuskilt. Ja nii ma ka tegin. Ja see, kuidas, et tal on 2 sügavat dekolteed, see käib meiega kaasa. See, et siia tuli roheline sisse, see oli, pidi tulema. See maaldus pidi siia tulema. Ja see ju kõlab kokku ka meie tutimütsiga, eks ju. Nii et ma olen ise väga rahul. Ta on mul seljas ideaalselt mugav. Lõhikud tegin alla, et ta ei segaks. Noh, eks ta ei oleks seganud nii liikumist, sest ta on niivõrd veniv ja vaba. Ja tema alla saab panna ju teisi asju ja panna teda siia peale. Nii nagu kampsunkleiti, aga samas saan ma ka teda täiesti lihtsalt, nii nagu praegu, panna puhta keha peale. Happy! Oleme valmis seda uut kuud vastu võtma, uut aastat vastu võtma, täiesti uut elutsüklit vastu võtma. Ehk siis see ootas valmis saamist ja valmis ta sai. Nii on. Mis roheline see on? Noh, loomulikult sa näed juba, et see on seesama meie peritoot. See rõõmu, see südame ja usalduse. Oi, seda imelist päeva, mis on alanud, eks kleit sai valmiks ja kuller jõudis tund aega varem. Ja ma saan seda teha täiesti ametlikult avastamist. Vaatame, nagu sa näed, on tegemist pisikese masinaga. Ja see masin peseb kuni 3 kilo. On poolautomaatne. Ehk siis see, mida ma olen otsinud siin nüüd paar aastat. Ja käest on. Vaatame, avastame sinuga koos. Laseme tiigri välja ennem. Palun, poiss. Avastame koos, mis meil siit tuleb. Sellepärast tahtsin ma ju saada poolautomaatset riigat. Ma kuskilt ei saanud selle aja peale. Ja suurt poolautomaatset masinat ma ostma ka ei hakanud. Sest et teades oma liikuvat elu, ei ole mul mõtet koguda püsivalt suuri asju, vaid toimivaid, kompaktseid. Issand, kui nunnu, siuke tullukas vaatab mulle vastu praegu, vaata. Kui armas. 2
kambriga. Nii, tule välja. Otsoo! Polegi muud, oligi kogu masin. Nii. Issand, kui tore. Näed sa? Ja ongi masin. Nii, mis meil siin siis on? Kuidas sa mul lahti käid? Ahah, 1 ja 2. Miks 2? Sellepärast, et ühes kambrikeses ma saan siis pesta. Jah, tõesti siia mahub täiesti normaalne kogus. Plastmassi hais on praegu. Ja teises ma saan väänata, ehk siis see käsitsi väänamine, see on ka kergendatud. See oli nüüd see siis, miks ma võtsin sellise masina, millega ma saaksin kergendada oma elu. Ja nagu sa tead, siis veesüsteeme mul ei ole. Ma saan siia vee sisse kallata ja tagant voolikust välja lasta. See voolik oli siin. Nii põnev. Ma arvan, et ma teen täna esimese katsepesu, sest ma olen praegu teadlikult juba pannud omal pesukorvi asju. Ma ju koristasin kapi ära, nii et hakkame pesema ja lubas isegi päikest täna pärast lõunat. Vaatame, no igal juhul see päike tuleb ka meieni üks päev. Kui lahe, tal oli taga seina sisse tolgatud ka pistik. Ja, nunnu. Ja tal on mitmete pistikute pesad seal taga. Vot selline tore päev on täna. Siin peal, mis meil siin peal on? Pesuaega saan panna kuni 15 minutit. Õrna tavalist ja vee välja laskmine ja siin on siis tsentrifuugi aeg kuni 5 minutit. Jälle saan öelda, aitäh Amazon! Sellel masinal oli praegu ka mul soodusaeg, ma jälgisin teda juba pikemat aega, ta maksis muidu 112, praegu ma sain ta alla 100, sest et kohale toomine maksis ka tal, nii et põhimõtteliselt selle täishinnaga ma saingi ta kätte. Jah. Kunagi ma mäletan, mul oli maljutka, siis kui mul suured lapsed olid beebid ja me elasime laagris pereühikas, siis mul oli see maljutka oli mul kellegi käest saadud. Ja see teenis päris korralikult need paar aastat seal. Aga seal tuli ju ise kõik siis väänata, ma mäletan, me naabrinaistega tegime ühiseid pesupäevasid seal all duširuumis ja väänasime siis koos neid suuremaid asju kõik. See kogukonna võlu ja see jõud ja see emotsioon ja seda ma olen tundnud. Ma olen seda elanud. Jaa. Lähme edasi oma päevaga. Raamates veel rääkides kogukonnast ja kogukonna loomisest ja seda ma olen tegelikult terve elu teinud, on ju, luues erinevaid meeskondi ja need olid ju kõik ju kogukonnad, perekonnad. Nii Cashflow klubi kaudu, kus ma lõin ju seda seltskonda, kes käis mängimas ja harimas ennast finantsiliselt, kuidas liigutada, mida liigutada. Need suhteturunduse meeskonnad, mis said loodud, ehitatud, kellega koos käidud, elatud, see oli elu. See oligi see kogukonna elu. Ühtehoidmine, üksteise toetamine, oskuste, teadmiste jagamine, seda see oligi. Kui praegu võrrelda seda hingepere loomist ja kasvamist, siis see on olnud niivõrd vaikne, aeglane, rahulik, märkamatu. Teised olid hästi kiirete arengutega. Ja nii nagu Rama on öelnud meile, siis ka siin see lumepall läheb laviinina veerema. Me ei tea, mis hetkel toimub see kõige nakkuvama lume tulek, kus ärkajad märkavad ja aru saavad. Neid numbreid ma eile just kirjutasin jälle välja, neid mingite aegade tagant ma jälle olen suunatud kordama, et kui palju on siis neid ärkajaid, kes liiguvad tegelikult edasi ja praegu me oleme ju selles hetkes, kus see edasiliikumise otsus ongi käes. Need seemned, need ärganud olendid, need seemned, mis on mõeldud idanema minema, need nüüd lähevad idanema või siis mitte. Need, kes ei lähe idanema, need lähevad selle hääbuma mänguga kaasa. Seesama jutt, mida me oleme rääkinud aastaid. Et see tuleb ja nüüd me oleme siin. Iga neutraalsuseni jõudnud olend mõjutab enda ümber olevate 90 000 olendi sagedust, kes on alla 200 sageduses. Üle 200, sealt tuli meil see julgus, eks ju. Ja julgusele 250 kuni 310 on see neutraalsus. Meil tasub jõuda julguseni. See südame avanemine, see oma tõesse astumine ja neutraalsuse saavutamine. Need on need võtmesõnad. Need on need, mis liigutavadki selle maa koos meiega uude sagedusse. Ja see uus sagedus on juba siin, kes on puhtamad, kergemad, need juba tunnevad seda.
kes ei ole jõudnud neutraalsusesse veel, vaata üle, keda, mida, millal, miks sa sildistad ennast või teisi, kus on su tähelepanu, kas loomisel, uute tegevuste sisse juurutamisel või hoiad sa veel kinni või lased ennast hoida vanadel mustritel, harjumustel, uskumustel. Need päevad, mis meid ees ootavad, valmistu nendeks. Hoia ennast võimalikult kergena ja puhtana, sest see algus on väga tuline. Kui 6 planeeti on korraga jääras, koos tulihobusega. Me ei tea, mida me ei tea, aga me saame olla valmis väga erinevateks muutusteks, mis kõik toimuvad meie kõrgemaks hüvanguks. Võtame vastu, läheme läbi koos. Ideaalne. Vaata nüüd seda. Mäletad, ma keetsin need ligikondid ja näitasin sulle, kuidas 3 purki said seda kuldset kollageeni puljongit täis ja see on nüüd ideaalne rakutoit praegu siia sellesse kuu loomise ja pööripäeva eelsesse puhastusse. Väga-väga hea. Ma nii happy jälle. On ja armas, see ongi see toit, mida meie rakud tahavad saada. Kas sind ei isuta? Väga hea. No kaga. Oota, meil on see siit otsast jälle arvut tulnud. Ma ei tea, miks. Aga võime ta tagasi panna. No mine, ma ei jaksa juba siit suruda siit. No, tegelikult mul ei ole uut klambrit vaja, see klamber meil täitsa töötab. Vist. Kui töötab, siis töötab, kui ei tööta, siis tuleb uuesti lahti. Mina kõvemini ei jaksa kiiratagi. No nii, kõik on nii roostes. No kukud või ei kuku. Praegu jäi vist kinni. Paneme uuesti kaeva. Oota, seisa paigal. Kuku. No, nii. Kus ta mul nüüd siis on? Ta tuleb mul ringiga nüüd hoopis kuskilt siit tagant. Tuleb kukkusid, aga me saime ta siia tagasi sisse. Vaatame, kas hakkab vett ka tulema või. Kõik olid õues ja Perla võttis järsku suuna keldri poole ja ma ütlesin, lähed munele ja mine ja läks rahulikult. Tuli siiamaani, istub siin. Mingi pool tundi on mööda läinud ja teised ka tulevad. Külm on täna õues. Jaa, tulge sisse. Ma tõin lambi ka ja saia ka. Tulge. Tule sisse, tule. Tule, näe, kõik tulevad tuppa. Külm on jaa. Tule sisse. Tule. Tule siia. Tipu. Tule siia. Tip. No, sa kõik said tuppa. No, saia ka kõigile. Ma panen putru ka juurde teile. Ja, neil oli mingi hirm ka seal. Nad olid kõik jälle seal Jasmiini põõses, kuigi ma liikusin praegu kogu aeg sauna ja toa vahelt. Hakkasin pesu pesema, aga neil oli ikkagi mingisugune alalhoid käis seal. Jaa. Ja ongi teil seal munad. 4 muna on. Aga Perla, sulle ei tulnud muna veel. Istusid küll seal. Tšup. Nii, ma panen teile putru ka. Sain oma viimase lihatükiga nüüd hakkama, mis oli mul seal lumepüramiidi all, eks ju. See oli üks ilus suur veise tomahawk, millest ma lõikasin 4
steiki, nagu sa näed, sellised korralikud steigid ja küpsetasin kuuma panni peal ära. Nad on ikka sellised ilusad, mahlased. Nii et ma nüüd naudin siis, suutsin selle lihaga jõuda siis nüüd nii kaugele, et rohkem mul külmutatud ja külma vajavat liha hetkel ei ole. Tuleb ära süüa kõik see, mis kapis on, küpsetatud kujul. Need, mis nad siis on, meatloafid. Pikad paksud poisid seal. Aga praegu ma naudin, sest see on värskelt soe ja tisu. Tibud tudivad jälle siin kobaras koos kõik. On ikka naljatilgad küll. No tuduke. Ma tulin lampi ära võtma. Hea tööd. Õiged läheb. Tegid tuud. Mul juhtus õnnetus. Kodujustupakk lendas käest lahti. Niimoodi tulistas mööda toa põrandat. Aga kolistajad tulid kohe ise. Ma kutsusin Mollit, aga Molli ei julenud tulla, ma ei tea. Jäi siia eemale vaatama. Aga sabad lendasid, kes kapi otsast, kes oma lambatoolist. No isegi Miilu lonkas kohale. Ei ole ikka see, jah. Sul ei ole söögiisu. No vaatame, las nad teevad oma töö ära. Matsu. Mõnnud. Aitäh teile.